2 nädalat möödub hämmastavalt kiiresti. Alles see oli, kui me olime siin Sakus Retori arendusobjekti peal ja vaatasime alla auku, kuidas mehed tegid killustikust aluskihti. Nüüd on pilt hoopis teistsugune, hoopis muutunud ja mis minu jaoks oli tore ja huvitav omas mõttes, et sellel ehituse tasandil, kus kõik on nagu peopesal veel, tundub see ehitusplats nagu väike sipelgapesa. Mehi askeldab igal pool ja kõik on hästi toimekad. Kui seinad ükskord püsti saavad, siis enam sellist pilti me ilmselt ei näe. Aga täna uurime natuke, mis siis teoksil on ja kuidas see maja kerkib. No kui pilku peale heita sellele tööle, mis praegu siin poolel on, siis ausalt öelda ei hoomagi päris täpselt, mis ja kuidas see asi kujunema hakkab. Sa pead ikka lahti rääkima meile. Mis toimub? Mis on näe? Täna näeme ehitusobjektil plaatfundamendi armeerimist. Hetkel armeerime plaatfundamendi teist osa. Esimene osa on juba valatud, mida eelmises osas nägite. Ühtlasi esimese osa peale armeerime ka vundamendi seinasi. Et juba hakata sealt töödega edasi minema. Miks ta nii keerukas on? Et plaatfundament on iseenesest üks sirge sile asi sõltuvalt objektist teatud paksusega, aga siin on eri sügavusega kohad, kalde all vardad, jätkuvardad ilmselt ulatavad ka veel välja. Miks nii? Põhjus on selles, et hoone koormus selle plaadi osale on natukene erinev. Postide all on need koormused suuremad, sellest ka postide alla tuleb plaatvundamendile lokaalsed paksendused. Me rääkisime eelmisel korral sinuga seda, et hoonel on sellised konsoolsed osad pärast välja ulatuvad ja need vardad, mis siia maa sisse puuriti, et need on omamoodi ankrud. Need on siis nüüd siin praegu näha. Nad on nagu valukastide sees, jah? Just nimi. Nad on hetkel jäävad armeeringugi sisse või võib-olla neid isegi tegelikult nii hästi näha ei ole, aga jah, nad on seal olemas. Nüüd ongi sedasi, et betooni sisse jätame neile väiksed valukastid, et hiljem saaks sinna, nagu kui ma juba eelmine kord ütlesin, siis seibi ja mutri peale panna. No üks tänapäeva hoone on põhimõtteliselt karkasshoone, kus on postid ja plaadid. See maja samamoodi? Täpselt nii. Küll aga tänapäevased hooned on suurte avadega, suured aknad, suured uksed. See tõttu sellele hoonele jäikuse andmiseks, et see hoone oleks üks jäik tükk, et ta ei hakkaks kõikuma täpselt ja et ta püsiks ka, siis selle hoone jäikuse saamiseks on meil osad siseseinad on ka monteeritavad seinad, mis siis annavad selle hoonele terviklikkuse. Ma tahaksin siin üle täpsustada, et kas tegemist on monteeritavate plaatidega, paneelidega, nagu sa ütlesid, või on monoliitvalu. Ma näen, teises seinas on raketist ka püsti. Tõsi, keldrikorrusel on monoliitne, ülejäänud esimeses korruses kuni siis lõpu 5. korruseni on monteeritavad siseseinad, mis annavad siis hoonele selle stabiilsuse. Kuidas nüüd on? Mul on kuskilt meeles, et mingis osas on meil või teil siin nii-öelda ka läbi maja korterid. Kas ma sain asjast õieti aru või mitte? Jah, olete õigesti aru saanud. Umbes pooles siis hoone ehitusalusest mahust on kõrgem 5-korne hoone. Madalamas või siis ütleme selles alas on keldrikorrus ja on esimesena korrusel 2 korrust. Ning ilmselt, kui me järgmine kord tuleme, siis on see alusplaat ka valatud. Milline see valupäev ehitajate jaoks on? Kirjelda võib-olla mõne sõnaga. Nagu te juba ütlesite, valupäev on, võib öelda, et on töötajatele valusam päev, et hommik algab varakult ja tööhommik ja päev kestab pikalt, et kahjuks kuna see plaatvundament jääb meil lõpppinnana ka viimistletud, siis me peame selle valupäeva jooksul ka selle viimistluse sinna tekitama. Ehk tehnoloogiliselt kahjuks meil tulevad ka öötunnid. Tänase töö järgi olete niisiis ära näinud, oleme taas siin 2 nädala pärast ja vaatame, kuidas vahepeal asi edasi on läinud. Igal juhul mehed ilma ei karda, töö edeneb.